Lost in space. Selline tunne jah, et oled siin ja mingi kokkupuude on selle maailma elusolenditega. Korraks nagu tuleb ja läheb ja sa aja jooksul saad aru, et need on ka sellised ajutised kõik need kehad ja tsivilisatsioonid ja viibimine mingil korrusel, loomekorrusel. Ja võib-olla siis üks vaimse elu, kaks sellist suurt asja vaimses elus on, üks on see, et saad aru, et kõik on elus. Et mitte, et sina ei ole elus. Aga see tähelepanu, et kui sina nagu ei ole ennast teadustanud, see tähendab, et loodus ja elu ei ole elus ja ennast teadustanud ja siin ja praegu ja kohe ja kohal. Võtan kogu oma arukuse ja armastusega. See tähendab seda, et sa oled kogu aeg nagu luubi all. Loodus on niivõrd suur terviklikkus ja niivõrd teadlik ja niivõrd tark, niivõrd tähelepanelik. Issana, isa Üsvar. Eks ju. Et paljud kultuurid ja jumalad käsitlevad nagu isana. Kõike võimsa isana, mis on ka üks tema aspekt, eriti kristluses. Et ta on nagu kogu aeg nagu ülihingena su hinge kõrval ja üldse väljaspoolt ka, eks ju, see emake loodus ja kõik, et iga su liigutus, iga su mõte on elus ja sealt väljaspoolt märgatakse seda. Et selles mõttes mitte midagi nagu ei saa panna nagu segast. Võid panna segast, aga siis tulevad nagu reaktsioonid, väike õppe ja eksam, eks ju. Et midagi ei ole teha. Et esimene realiseering, võib-olla suuremad realiseeringud ja üllatus on see, et sa ei olegi lost in space, et kõik on elus, kõik on terviklik. Et Jumal on siin ja praegu kohe ja ta on kohal ja ta märkab ja ta tunnetab. Iga sinu tundevarjundit, et see läheb kuhugi mingi hetke sähvatus justkui, aga tegelikult see on nagu sinu teadus ja sinu meeleolu. See on kogu aeg nagu, heas mõttes nagu vanemate hoolitseva armastuse luubi alla. Ja teine aspekt, mis on juba šokeeriv, on see, et kui mingid jamad meiega juhtuvad, siis me ikka nagu, muidugi see inimene on süüdi ja too ja ühiskond ja ilm ja igast asju on, eks ju, väljaspoolt. Aga see on lihtsalt tulem. See on juba reaktsioon. See karma jutt, eks ju. Et isegi kui vaata vaimsetele inimestele, endal ka ilmselt, kui mingi ilge jama, siis nagu raske on tunnistada, et see, mis praegu minuga juhtus, minu eelmiste elude või selle elu konkreetse kräpi tagasipeegeldus või õppetund, kuidas ma reageerin sellele, kas ma tulen sellest välja või alandlikult ja tänulikult, see tähendab, et sa ei pea reageerima. Sa võid reageerida, üritada parandada olukorda, aga see põhimõte, sisemine põhimõte. Et sa võtad vastu, et kui minuga praegu nii on, ju siis kellelgi oli tänu minule ka nii kunagi. Nüüd see lihtsalt tuleb tagasi. See on teine suur tõde, mida on raske seedida. Kaks suurt tõde, see, et kõik on elus siin ja praegu kohe ja Jumal on kohal ja teine on see, et kõik, mis minuga juhtub, on seal taga on suur armastus ja sellel on mõte ja see ei ole nagu juhuslik, väikene ups.